Aitäh, tere! Ma palusin lasteaialastel rääkida sellest, et kes see insener on. Ja jõudsime kokkuleppele, et insener on inimene, kes mõtleb välja asju, aga mitte ainult ei mõtle, vaid teeb ära ka. Teeb asju, mis meie ümber on. Ja siis me palusime seal lasteaiaruumis vaadata, et mis on need asjad, mis meid ümbritsevad praegusel hetkel ja kas seal on midagi sellist, mida oleks võimalik välja mõelda või valmis teha ilma, et sa oleksid insener. Ja nad ei osanud ühtegi asja näidata, mida oleks võimalik teha selles lasteaiaruumis mänguasjadest, nagidest, kruvidest, erinevatest põrandakatetest, toolidest, laudadest, riietest, kõikvõimalikest muudest vidinatest, ilma et seda oleks teinud insener. Ehk see maailm, kus me elame, on inseneride välja mõeldud ja inseneride loodud. Nüüd mina püüan selle lühikese ajahetkega teiega koos jõuda välja selleni, kas selles inseneerias on midagi muutumas. Kui selles on midagi muutumas, siis teha selline tagasivaade aastast 2030 praegusesse ja mõelda, et kui me mitte midagi ei tee, siis mis võiks juhtuda, mis need mõjud võiksid olla ja miks me võiksime äkki ikkagi midagi teha. Ja mul on mitmed kordi ma olen kasutanud ja tähelepanu juhtinud veel kord aastale 2017. Eesti oli aastal 2017 Euroopa Liidu eesistuja ja kõige olulisem dokument üldse minu arvates viimase 10 aasta jooksul, mis Euroopa Liidu eesistumise jooksul on Euroopa Liidu riikidele esitletud, on dokument, mis räägib Euroopa Liidu tööturust aastal 2030 ja tehnoloogia mõjust Euroopa Liidu tööturule aastaks 2030. Aasta oli siis 2017, ei olnud veel mingit sõda olnud, ei olnud isegi veel pandeemiat olnud. Viimasest 2008-2009 majanduskriisist olid kõik nagu vaikselt välja toibumas omadega. See kõik toimus kultuurikatlas, kui seda esitleti. See oli seesama legendaarne üritus, kui Angela Merkel jäi tukkuma ja mitmed muud riigijuhid, selleks ajaks oli nutitelefon juba olemas neil, kraapisid ja sirgeldasid seal nutitelefoniga ringi ja sellest tekkis ka arusaamine, et poliitikud on need inimesed, kes oskavad arvutada ühe käe näppudel. Ehk siis nad loevad 1, 2, 3, 4, 5 ja siis ütlevad, et minu mandaat on läbi. Aastal 2017 nad lugesid siis kokku, et 2018, 19, 20, 21, 22, 2030 on nii kaugel, sellega pole mõtet tegeleda. Minu mandaat on selleks ajaks läbi. Kuid selle aja jooksul aastast 2017 kuni praeguseni on mitu asja juhtunud. See sõnum, mis oli väga lihtne. Euroopa Liidus aastaks 2030 pooled nendest töökohtadest, mis aastal 2017 olid, kuhu inimesed hommikul läksid kella 8 või kella 9 tööle, mõned hoopis läksid õhtusesse vahetusse tööle. Nendest töökohtadest pooled, vähemalt pooled, on aastaks 2030 kadunud või on nende töö sisu sedavõrd muutunud, et neid ei ole võimalik kirjeldada kui selliseid töökohti, nagu seda oli aastal 2017. Ja see ei juhtu üleöö, see ei juhtu riikhaaval või kõikides riikides korraga, see ei juhtu sektorites korraga, see ei juhtu ettevõtetes kõigis korraga, vaid see juhtub tasapisi, sammhaaval, päev päevalt, nädal nädalalt. Ja see oli kõik ajal, kui me vaatasime automatiseerimist ja tehnoloogiat ilma tehisintellekti võimenduseta. See võimendus tuli alles hiljem. Aastal 2021-2022 hakkasime märkama seda, et midagi on juhtunud. Et tööstusautomaatika, tööstusrobotite hind on kukkunud korraga 2 korda, 3 korda. Nende funktsionaalne võimekus on kasvanud 2 korda, 3 korda. Need samad asjad, millele ka Henrik just äsja viitas, mida nimetati võimatuteks. Naerti aastal 2022 tehisintellekti käpardlikele joonistustele ja tema olematule võimekusele midagigi eesti keelest aru saada. Ja praegusel hetkel, hiljutise e-ettütluse juures, ma ei tea, kui palju teie vigu tegite, kõige lihtsam tasuta kõnest tekstiks ja tekst eesti keeles puhtaks lahendus tegi 3 viga.
kõige parem tegi 2 viga. Ja need olid ka vaieldavad küsimused, sest me räägime sellisest äärmiselt keeletundlikest inimestest, kes seda hindasid. Ja tegi valmis umbes 75 sekundiga sellesama e-ütluse. Ja ta saab veel paremaks minna. Nädal tagasi tegime sama e-ütluse ümberkatsetuse, tegi 18 sekundiga ja ainult 1 veaga. Ja väga võimalik, et veel paar keelemudelit edasi ja meie emakeele kõige paremaks allikaks muutub hoopis masin. Ja see on ainult üks pisikene valdkond. Mis siis see mõju on Eestile, mida me oleme hindamas praegusel hetkel, kui me vaatame tehisintellekti ja tehisintellekti rakendamise mõjusid või seda, kui me ei tee mitte midagi? See on kõige olulisemad valdkonnad, mis on tegelikult ka väga tähtis osa meie kogu ühiskonna panusest, on haridus, tervishoid. Kokku omavahel, kui me räägime siin 3%, 4%, 5% kaitsekuludest, need on 2 valdkonda, mis kokku on peaaegu 20% varsti kogu meie SKP-st. Haridus 6,5% juba, koos kõrgharidusega ja rakendusvaldkondadega 8-9%, tervishoid 8,5%, lähenemas 10%. See on väga oluline valdkond ja mitte ainult kulude koha pealt, vaid sellepärast, et tal on kõige suuremad mõjud tegelikult ühiskonnad, mitte ainult tervisele, vaid ka funktsionaalsele võimekusele midagi välja mõelda ja midagi teha. Need ei pea olema asjad, vaid need võivad olla ka vabalt uued mõtted, mis on teistsugusel viisil vormistatud võrreldes praegusega. Meie avalik sektor on samuti valdkond, kus me ei ole veel rääkinud tõsiselt tehisintellekti mõjudest, muud kui ainult seda, et riigiametnikud võib-olla ka kasutavad ChatGPT aega selleks, et tüütutele kodanikele vastuseid kirjutada või mõnedel juhtudel ka poliitikadokumente ümber vormistada, aga mõnel juhul võib-olla sisukamat vestlust pidada. Tööstuses ja tootmises, võib-olla siis inseneeria selles klassikalisemates valdkondades, me alles hakkame nägema seda, milline on tema päris mõju ja võib-olla just Eesti kontekstis kõige olulisemana tuleks silmas pidada seda, et tehisintellekti ja uue põlvkonna automatiseerimise mõju hakkab olema esimene kord tööstusühiskonna ajaloos, kui manufaktuurid ja tehased ja vabrikud ei pea olema sellised nagu Tallinnas Sitsimäe peal, sellised lõputult silmapiirini ulatuvad hooned koos hunnikute korstendega, kuhu igal hommikul 1000 inimesed sisse lähevad, selleks, et seal rutiinset tööd teha, vaid tehisintellekti tehnoloogia esimene suurim lubadus, mis sobib Eesti jaoks, on väikesed mikro- ja maksimaalselt keskmise suurusega tööstusettevõtted ja seal tehnoloogia kasutamine. Siiamaani oli tööstusautomaatika kasutamine ja kõrge lisandväärtusega töökohtade loomine väikestes tootmisettevõtetes, pigem luksus. Räägiti, et sel juhul tuleb tegeleda mingisuguse käsitööleivaga või mingisuguse artisan õllega ja öelda, et see on käsitsi tehtud, inimese tehtud, väikene 2-3-liikmeline tiim on nendele haldjatolmu peale puhunud ja sellepärast nad ongi nii kallid ja väärtuslikud. Meil on võimalik ka personaliseeritud massitootmisesse liikuda väga väikeste tootmisühikutega ja juba sel aastal kindlasti me näeme Eestis mitmete päikeseparkide piirkondadesse paigaldatud konteinertootmis, merekonteineri suuruseid tootmisettevõtteid, kus paremal juhul 2 korda nädalas käib inimene hooldamas ja üle vaatamas neid. Kõrgelt automatiseeritud ja selles ettevõttes on võib-olla 2-3 inimest tööl, kes teevad väga konkreetses valdkonnas, väga konkreetseid, väga tõhusalt maailmaturu jaoks võimaldavaid tooteid ja ettevõtte valdkondi. Ja viimane sektor Eesti jaoks, mis on kindlasti hästi oluline, finantssektor, need on valdkonnad, mis on kõige mõjukamad ja kindlasti ka Eesti juures kõige paremini silma hakkavad. Neid kõrvalnišše ja harusid, alates põllumajandusest, toiduainetetööstusest, kaubandusest või metsandusest
puidutööstusest, puidukeemiatööstusest, energeetikast, neid on küll ja küll veel näha, ehk tehisintellektil ei ole praegu hetkel ühiskonnas ja majanduses valdkonda, mida ta ei mõjutaks. Ja kui kuskil on mingisugune valdkond, mida me ütleme, et oi, seda tehisintellekti ei hakka puudutama, tulgem tagasi ja tsiteerigem klassikud Henrik Roonemaad, kes ütles, seda ei juhtu, et tehisintellekt ei mõjutaks mingit valdkonda, ärme paneme talle piiranguid ette öeldes sellega, et seda kindlasti ei juhtu. Juhtub kindlasti, aga me veel ei tea, milline see mõju on ja kes on selle mõju tulemusel, kas tööst ilma jääv inimene või oma tööd senisest paremini, teistmoodi ja kõrgema väärtusega loov inimene. Kuskilt tuleb alustada. Haridus on see valdkond, millesse agnostilised eestlased, kellel on ainult 2 usku, mets ja haridus, need on need 2 valdkonda, kust on võimalik alustada. Tõesti, kui mujalt maailmas vaadatakse Eesti peale, öeldakse, te ei ole üldse religioossed inimesed, aga ainukene kirik, mida te kummardate, on kool. Ainukene usk tuleviku suhtes, mida te omate, on usk haridusse ja hariduse edasiviivasse jõusse. Järelikult, kuna selles valdkonnas on ka juba olemasolevad tehnoloogiad, mida on võimalik kasutada hariduse paremaks andmiseks, kuid ka selle tehnoloogia enese kasutamine on oluline uus oskus, tuleb alustada koolist. Ja see on TI-hüppe alusvisioon, millega Eesti Vabariigi president on sõnastanud, tegeleda sellega, et me ei kasuta mitte kõige rohkem, vaid kõige targemalt ning me ei eita seda, et tehisintellektil on võimalused muuta erinevates valdkondadest toimimist ja tegutsemist. Selleks, et seda saaks kiiremini kasutusele võtta, on mõistlik teha avalikul ja erasektoril omavahel koostööd. Ja selle fookusesse tuua esmalt üldhariduskoolide ülemine ots, teades tõsiasja, et Eestis 10+ vanuses kooliõpilased kasutavad regulaarselt igapäevaselt oma koolitööde tegemiseks tehisintellekti rakendusi. Me peame endale õpetajatena, koolipidajatena aru andma, et klassiruumis on midagi teistmoodi aastal 2025 kevadel. Ja see, mis on teistmoodi, ei ole kõigil õpilastel nagu teistmoodi, aga nendel, kellel on teistmoodi, see ei tähenda seda, et nad omandavad oma teadmisi paremini. See tähendab seda, et neil on üks väga hea spikerdamisvahend, millega nad saavad endale anda kodutööd või ülesanded teha, ilma et see võib olla teadmiste nendele kinnistuks. Ja on võib-olla olemas hulk teisi, kellel neid võimalusi ei ole lihtsalt tehniliselt olemas. Nad ei ela sellises perekeskkonnas või ei ole sellises koolikeskkonnas või kultuuriruumis või teadmiste ruumis, mis innustaks neid seda tehnoloogiat kasutama. Ja nad jäävad maha. Ühed jäävad maha tänu sellele, et nad ei kasuta seda tehnoloogiat mitte teadmiste omandamiseks või spikerdamiseks, teised jäävad maha sellepärast, et nad ei kasutagi seda. Ja need on mõlemad teemad, millega tuleb tegeleda ja võimalikult kiiresti tegeleda, kuid fookus gümnaasiumile ei tähenda seda, et põhikool ei peaks seda arvestama, et see muutus on toimunud klassiruumis. See tähendab seda, et õpetajate praktika, see klassiruumi töö peab olema midagi teistsugust, kuid sellest jõutakse tänase päeva jooksul mitmel korral veel rääkida. Selleks, et seda ellu viia, oleme ellu kutsumas ja käimasoleva nädala reedel saab asutatud TI-hüppe sihtasutus, mis püüabki maailma parimate tehnoloogiate toomist Eestisse kiirendada, võimendada ja panna seda Eesti koolihariduse õpiväljundite ja õpieesmärkide konteksti. Seda ei ole varem maailmas tehtud. On üksikuid koole, on olemas üksikuid piirkondi, on valdkondi ja kindlasti on ka selliseid haridusmudeleid, mis Eesti jaoks ei sobitu. Väga hierarhilisi haridusmudeleid, kus õpetajad on pigem käsu elluviijad. Eesti koolis on õpetaja autonoomne oma valikutes, iseseisva oma valikutes ja saab kasutada parimaid lahendusi oma teadmiste edasiandmiseks ja teadmiste siirdamiseks. See on see, mis on meie soov. Me ei ole lähtunud sellest, et me paneme kirja selle, et
selles aines tuleb niimoodi õpetada, vaid lähtume sellest, et on olemas mingisugused põhimõtted, alusprintsiibid, millest lähtutakse selle programmi kujundamisel. Me oleme väga õppijakesksed, õpetajakesksed ja anname aru, et see on see koht, kus kohas tekib uus teadmine juurde. Mõlemad, nii õpetaja vajab tuge tehisintellekti tehnoloogiatelt, aga ka õpilased vajavad ja saavad seda tuge ja selles keskkonnas see tekib. See peab olema kaasav ja võrdne, ei tohi tekkida mahajäämust. Selles oleme palju tööd juba praegu teinud ja teeme kindlasti edasi, et eesti keel ja kultuur oleks digiühiskonnas säilinud. Vaadates seda, kui palju suuri maailma keeli on hääbumas tehisintellektis, on hea meel selle üle, et eesti keel on niivõrd hästi olemas seal. Ja neid võtmesõnu ja märksõnu on meil küllalt veel olemas. See teekaart aastaks 2025, mis on praegu lahti joonistatud, on alles algus. See ei tähenda seda, et sügiseks on tehisintellekt murdnud kõik senised aluspõhimõtted maha, vaid see tähendab seda, et ta hakkab sammhaaval, päevhaaval, klassitund haaval midagi muutma. See on nagu tilkuv kivi või veetilgad, mis kukuvad sinna kivi peale ja muudavad seda. Samamoodi nagu ka kunagi tiigrihüpe ei muutnud mitte midagi päevapealt. Arvutid ja internet jõudsid koolidesse. Mõne aasta pärast need noored inimesed lõpetasid koolid, läksid ülikoolidesse, läksid tööle ja nad olid teistsugused inimesed natuke. Nad hakkasid nõudma ülikooli õppejõududelt loengumaterjale elektrooniliselt. Nad tahtsid ülikoolide õppeosakondadega suhelda elektronposti teel. Tõesti ennekuulmatu asi. Ehk see tiigrihüppe põlvkond muutis ülejäänud kõrgharidussüsteemi, tööturgu, põhimõtteid, kuidas me elame ja seda viisi, kuidas me suhtleme ja kasutame tehnoloogiat. Ma olen täiesti kindel, et aasta 2025 kasutusele võetavad tehnoloogiad hariduses on midagi teistsugust kui aastal 2026 kasutusele võetavad tehnoloogiad. See tähendab omakorda seda, et me peame olema veel paremad oma valikute tegemisel, koordineerimisel ja olema ärkvel, erksad nende uute tehnoloogiate juures, mis on juurde tulemas ja tärkamas. See praegune plaan võrreldes kõikvõimalike kaitsekulutuste ja muude suurte numbrite maagiaga, võrreldes kogu hariduskulude maagiaga, on tegelikult väikene. Seda tänu sellele eelkõige, et väga paljud maailma tipptehnoloogia ettevõtted on huvitatud ja soovivad Eestis katsetada, proovida ja oma parimaid lahendusi just tuua väikeses riigis, kus seda on võimalik kiiresti teha, aga piisavalt suures riigis, et ta oleks referentsina kasutatav ka oma tooteportfellis edasiarendusse. Me püüame, katsetame, õpime, selles on kaasas meie teadlased, ülikoolid, aga fookuses on õpetajate motiveerimine sellest tehnoloogias just leida endale uus, usaldusväärne ja praktilist väärtust juurde loov, mitte uus segadust tekitav ja aega nõudev tehnoloogia, vaid just praktiline ja uusi väärtusi loov lahendus. Neid niivõrd paljud aineõpetajad praegu hetkel juba kasutavad seda, jagavad teistega. See on selline sporaadiline altpoolt ülespoole tulev initsiatiiv, kus umbes nagu salajastes õpetajate võrgustikes erialaliidus üks füüsikaõpetaja ütleb, ma katsetasin järgmise nädala tundide ettevalmistamiseks selliseid lahendusi. Ja kuna enamus füüsikaõpetajad on ka samas kohas oma praeguse õppekava ja õppeprotsessiga, siis nad ütlevad, ma proovin ka katsetada ja hiljem jagavad omavahel. Ja mõelge, kui me püüaksime seda teha hoopis paremini koordineeritult ja nende mitte laiatarbelahendustega, vaid spetsiaalseks hariduseks ja õpetamiseks mõeldud lahendustega. See võimendus võiks olla oluliselt parem. Me püüame isegi mõelda selle peale praegusel hetkel naljaga pooleks, et meil tekiks selle tulemusel targa õppimise indeks. Kujutame ette, et praegu hetkel me anname hinded kontrolltöö tulemusena, et tegid 0 viga, saad 100%, väga hea tulemus. Aga kas see tegelikult näitab ka seda, kuidas ma omandasin teadmised, milline oli minu talent, millised olid minu võimekused, kas see õppeprotsess arvestas minuga täielikult? Väga võimalik, et
kuskil mingi kaugema visioonina võib näidata ka seda, et meil on olemas hoopis teistsugune agregaathinne sellele, kui hästi me oleme õppinud seda tehnoloogiat ja laiemalt hariduspsühholoogiat ja haridus kui teadusvaldkonda kasutama selleks, et teadmised paremini õpilastele jõuaksid. Ma lõpetaks ühe meie partneri peegeldusega meie algatusele, mis on, nagu tihtilugu öeldakse, et kui eestlane läheb loomaaeda, siis ta ei keskendu sellele elevanti nähes, et mõtleb, vau, kui suur loom, vaid eestlane mõtleb selle peale huvitav, mida elevant minust arvab. Meile läheb väga korda ka see, mida meist arvatakse ja see on üks oluline tagasipeegeldus, kuid see ei ole mitte meie kõrvust tõstmiseks, vaid selleks, et panna ja see tekitada arusaam, kus me paikneme tegelikult maailmas. Me oleme digitaalselt kõrge küpsusastmega ühiskond, üks väheseid maailmas, kus muuhulgas on ka haridusvaldkonnas digitaalne küpsus ja võimekus uute tehnoloogiate kasutamiseks olemas. Meil on olemas väga targad õpetajad, väga head koolijuhid, kes mõistavad selle tehnoloogia potentsiaali ja meil on olemas ühiskonda läbiv toetus, mis saab aru sellest, et haridus on võimendaja, mitte midagi sellist, kus lapsed peavad lihtsalt jalust ära olema, kuni vanemad tööl on ja hea, kui nad on turvaliselt kinni hoidnud kuskil ruumides. Ma arvan, et see on meie järgmine suur võimendus, mille tulemust me näeme aastal 2027, 2028, 2030, kuid sellega see asi ka ei piirdu. Ma loetlesin veel valdkondi alates tervishoiust, riigijuhtimisest ja riigikorraldamisest, tööstusest, finantssektorist, kuid samamoodi nagu ka tiigrihüppe järel tuli Vaata maailma algatus, mis tegeles mitte ainult nendega, kes käivad praegu kooliteed, vaid ka nendega, kes on koolitee lõpetanud, kellel on formaalharidus läbi. Need samad 200-300 000 inimest, kes iga päev praegu hetkel lähevad hommikul tööle ja kelle töökohad on mõjutatud juba praegusel hetkel uute tehnoloogiate poolt, ka nemad peavad saama need teadmised, oskused. Ja siit kindlasti üleskutse mitte ainult loota sellele, et meil on täiskasvanu haridus olemas ja jätkukoolitused ja tööandja poolt tehtavad koolitused, vaid mõelda ka koolidena selle peale, kas minu koolis, minu koolimajas kella 4 pärastlõunal, kella 5, kella 5:30 võib toimuda kord nädalas, kas või kord nädalas, ka täiskasvanu koolitus, kus minu enda kooli AI tšempionid, parimad õpetajad või asjatundjad õpetavad ja annavad seda oskust edasi ka nendele, kes praegu on tööturul, kes praegusel hetkel võib-olla oma igapäevatöös ei pea kasutama või ei oska kasutada või ei saa kasutada selle tehnoloogia võimalusi, kuid täiesti kindlasti poole aasta pärast peaksid omama seda oskust juba. Aitäh! Aitäh! Meil on aega üheks küsimuseks. Ja selle küsid sina. Ei võta seda võimalust ära. Kes kõige kiiremini käe tõstab, saab küsida enne küsimuse. Ivo juba on saanud küsida, aga okei. Tervist, Ivo Visak, Saaremaa gümnaasium. Et selline küsimus, mõtlen, ma olen väga TI-hüppe idee suur pooldaja, aga mul on üks aga. Ja selle aga nimi on tehnoloogia eetika. Ehk siis, mida ma selle all silmas pean, on see, et ma näen, et sellise tehnoloogia järjest enam haridusse tulemine vajab selgelt ka tehnoloogia eetika täiendavat sisendit õpilastele. Sellepärast, et juba praegusel hetkel seesama, ma ütlen, et Miyazaki stuudio Ghibli visuaalide genereerimine, kus on jõhker siis copyrighti rikkumine, kõik genereerivad endale neid ilusaid pilte, eks ole, et need eetilised küsimused lähevad järjest suuremaks, millega ka õpilased seda tehnoloogiat kasutades tegelevad. Ehk siis, kuidas me lahendame ära selle, et samal ajal, kui meil selline süsteem kasutusse tuleb, kuidas me teeme ka koolidena kõik endast oleneva, et eetika küsimused tehnoloogia vallas oleksid paigas, aitäh? Ma ei tea. Ma tõesti ei tea. Mida ma näen on see, et hästi palju seniseid tõekspidamisi, muuhulgas ka teaduses, muuhulgas ka kõrghariduses, muuhulgas ka autorluses ja loovuses
kirjutatakse ümber ja juba on ümber kirjutatud. On koolid, kes on loobunud autorideklaratsioonist. Samas on koolid, kes on läbi kukutamas tudengeid, kes on kirjutanud alla autorideklaratsioonile ja komisjon avastab, et aga kas sa oled vestelnud või olnud ka nagu kasutanud oma mentorina, oma nõustajana ka tehisintellekti? Siis sa ei saa ju autorideklaratsioonile alla kirjutada, sa pole selle autor. Mõtlemata sellele, et kui tal on juhendaja, kellega ta vestles, on samasugune nõustaja tema jaoks olnud. Meil on ka teadlased, kes on endale aru andmas sellest, et uusi molekule ravimitööstuses inimesed ei leiuta. Ja need on masinad, need on algoritmid, see on tehisintellekt, kes tuleb välja uute lahendustega. Meil on arstid, kes saavad aru sellest, et parema diagnoosi minu magnetresonantstomograafi pildile annab tehisintellekti algoritm, mitte üks radioloog. Need muutused ja murrangud nendes erinevates tõekspidamistes on toimumas ja samamoodi on ilmselt sellised eetikaankrud muutumas selliseks, mis tulevad vestlusteemadeks mitte enam üks kord üldhariduskooli õppekava ühes õppeveerandis gümnaasiumi osas ühiskonnaõpetuses, vaid tulevad vestlusesse ja arutellu lasteaiast alates igapäevaselt. Selleks tuleb valmis olla, aga kuidas see kõik välja näeb? Milline on need eetikaankrud või üldse nende tõekspidamiste ankrud, mis praegu hetkel on paigas ja mille ümber me mingisugusel hetkel võib-olla anname aru, et nad on natukene ajast ja arust. Väga võimalik, et selline asi tõesti nagu selliselt välja kujunenud, mis oli siis 18-17 sajandi copyright ja autoriõigused sellisel kujul kaotavad üldse oma tähenduse. Väga võimalik, et nad kaotavad oma tähenduse, kuid need on asjad, mis tuleb klassiruumides, kogukondades läbi arutada, enne kui me nad lihtsalt kõrvale viskame. Ilmselt see saab olema teema, mis nõuab enam õpetajatelt ja ma loodan, et õpetajatel ka tänu selle tehnoloogia kasutamisele esiteks tekib võimalus näidata ja näitlikustada neid samu eetilisi dilemmasid, mille ees kasutaja on, ja teiselt poolt omada rohkemat aega selleks, et öelda, stopp, peatame hetkeks oma õppetöö, sest et siin oli väga oluline küsimus praegusel hetkel selle lahenduse või selle rakenduse eetilise aspektide kohta. Mõtleme hetkeks selle üle, mis te arvate, arutame selle üle ja siis lähme ülejäänud õppega edasi. Ehk need hetked, ma arvan, et iga hea õpetaja tunneb ära selle hetke, kui on klassis see punkt, kus tuleks öelda stopp, arutame nüüd korra. Siin oli hästi oluline küsimus praegu, mis tõstatati ja pöördume selle juurde. Selleks peavad olema õpetajad valmis. Aitäh! Innar, kas sa jääd veel siia või sa tõttad kohe ära? Mina võtan selle koti ja kuulan Olegi ka. Jah. Aitäh!